Tere! Täna tuleb juttu Vana-Kreeka esimesest tsivilisatsioonist ehk Kreeta Mykeene kultuurist. Ja kohe alustuseks peame tuletama meelde Kreeka geograafiat. Me õppisime, et see siin on Kreeta saar. Kreeta, 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 Kreeta. Kreetal kujunes umbes 2000. aasta paiku enne Kristust tsivilisatsioon. See on siis 1000 ja rohkemgi aastat hiljem kui Egiptuses ja Mesopotaamias. Ühtlasi oli see kõige varasem tsivilisatsioon Euroopa maailmajaos. Aga tuletame nüüd meelde, mis me oleme varem 6. klassis õppinud ehk mida see tsivilisatsioon tähendab. Tsivilisatsioon on kõrgelt arenenud ühiskond või kõrgkultuur, eks ole. See tähendab, et on tekkinud linnad ja riigid, ühiskonnas on varanduslik kihistumine, on arenenud tööjaotus, kasutatakse kirja ja nii edasi. Kreeta tsivilisatsiooni inimesed ei ehitanud tohutuid püramiide nagu Egiptuses. Selle asemel ehitati Kreeta saarel ilusaid losse ehk paleesid ja tänapäeval tuntaksegi Kreeta kultuuri kõige rohkem nende losside kaudu. Need olid sellise väga keerulise ehitusega, kus keskel oli ristkülikukujuline keskne väljak, aga selle ümber palju igasugu koridore ja trepikodasid, mis kõik kokku meenutas natuke labürinti. Ses mõttes, et siin on ühe lossi põhiplaan, mille arheoloogid on oma väljakaevamiste põhjal joonistanud ja võrdluseks see on labürint. Paleede seinu kaunistasid kaunid maalingud. Seal olid ilusad helesinised delfiinid ja uhkete soengutega naised ja ka lihtsalt kaunid mustrid. Nii et maalikunst oli neil arenenud, eks ole. Siis oli ka ehituskunst ja selle kõrgest tasemest annab aimu see, et nendes lossides oli tolle aja kohta hämmastavalt arenenud veevärk. Paleesse tuli torude kaudu värske vesi kilomeetrite kauguselt allikast ja siis voolas teiste torude kaudu ära kanalisatsiooni. Ja väidetavalt olid lossides isegi algelised vesiklosetid. Nagu WC-d, kus sai vett peale tõmmata. Ja samamoodi olid nad näiteks hästi läbimõelnud hoone valgustamise, sest lisaks akendele kasutati selleks hoone sees valgusšahte, mille kaudu valgus pääses ka sisemistesse tubadesse. Kõige uhkem ja tuntum Kreeta paleedest oli Knossose palee. Ja arvatakse, et see nägi välja umbes selline. Aga tänapäeval on sellest muidugi alles ainult varemed, mille arheoloogid on välja kaevanud. Loomulikult ei olnud need paleed tavaliste inimeste elukohad. Lihtrahvas, peamiselt siis talupojad, elasid lossi ümber linnas või siis külades. Pigem olid need paleed sellised valitsushooned või teisiti öeldes poliitilised keskused. Näiteks on Knossosest leitud arvatav valitseja troonisaal. Aga samuti olid nad majanduslikud keskused. Seal tegutsesid käsitöölised, kes valmistasid igasugu kaupu. Ja talupojad tõid sinna ka vilja ja neid kaupu ja seda vilja jagati sealt siis laiali või viidi kaubalaevadega teistesse maadesse. Lisaks olid need ka usulised keskused. Seal paleede juures toimusid aeg-ajalt suured usupidustused. Arvatavasti oli pidustuste tähtsaks osaks mingi härjavõitluse moodi sport, sest paleede seintel on kujutatud mehi, kes hüppavad üle härgade. Et see vist oli mingi selline spordivõistlus seal. Aga neil oli üldse muidugi mingi teema härgadega. Oli härgade pilte ja siis nad tegid savist härjapäid ja igal pool lossiseintel oli härjasarvede kujutisi ja nii edasi. Nad olid mingid täielikud härjafanatid. Ma ei saa üldse aru, mis värk sellega oli. Mis on Kreeta tsivilisatsiooni puhul huvitav on see, et ei linnade ega losside ümber pole müüre ega muid kaitseehitisi. Ja ka nende paleede seintel olevatel maalingutel ei ole mingeid lahingute pilte ega midagi sellist. Ja kuna midagi sõjategevusele viitavat eriti pole, siis sellest on järeldatud, et kreetalaste ühiskond oligi üsna rahumeelne. Et nad elasid oma saare peal ja eriti ei kartnud, et keegi neid ründaks ja nad ise ka ei teinud sõjakäike teiste rahvaste vastu, vaid tegelesid kaubanduse, pidutsemise ja ilusate losside ehitamisega. Väga mõistlikud inimesed, ma ütleks. Mis sa ikka kakled, eks ole? Võta rahulikult, tee sõpradega väike grill ja saun, naudi elu. Okei, sauna nad ilmselt ei tundnud. Grillimise kohta ma ei tea, aga saate aru, eks ole. Kusjuures on viiteid sellele, et naistel oli Kreeta ühiskonnas tähtis roll ning paljud preestrid ja isegi võib-olla valitsejad võisid olla naised. Ja on oletatud, et äkki see rahumeelsus on ka kuidagi seotud sellega, et see ei olnud nii meestekeskne ühiskond. Aga nagu me juba teame, siis tsivilisatsiooni tunnuseks on ka kirja kasutamine. Kreetalastel oli oma kiri täitsa olemas. Seda nimetatakse lineaarkirjaks A ja nad kirjutasid seda savitahvlitele. Ja see oli tõenäoliselt kas silpkiri või mõistekiri. Häda on selles, et me ei saa sellest kirjast mitte midagi aru.
see on sellepärast, et kellelgi ei ole õnnestunud seda kirja dešifreerida ehk nende märkide tähendust selgeks teha. Tõenäoliselt rääkisid kreetalased mõnda keelt, mis on tänapäevaks välja surnud ja seetõttu ongi selle kirja dešifreerimine meeletult keeruline. Meil on olemas savitahvlitel selles kirjas kirjutatud dokumente ja võimalik, et me saaksime sealt igasugu põnevaid asju teada nende elu kohta, aga keegi ei oska neid lihtsalt lugeda. Võib-olla kunagi keegi murrab selle koodi. Näiteks keegi teist, kes te seda videot vaatate. Kreetalaste rikkus tuli merekaubandusest. Kreeta saar oli väga magusas kohas. Väga magusas kohas, erinevate kaubateede ristumiskohas. Ühelt poolt jäi see Kreeka ja Egiptuse vahele, teisalt Foiniikia ja Vahemere lääneosa vahele. Ja niimoodi nad rikkaks saidki. Nende kaubateede kaudu jõudsid kreetalaste mõjud ka Kreeka mandrile. Ja sealsed elanikud vaatasid, et neil kreetalastel on päris lahe tsivilisatsioon. Tahaks ka. Ehk siis mandril kujunes selline üsna sarnane mükeene kultuur, mis mõnedes asjades võttis nii-öelda õppust Kreeta kultuurist, aga mõnes mõttes oli ka omanäoline. Kokku nimetatakse neid Kreeta mükeene kultuuriks. Ja kui me nüüd heidame pilgu ajateljele, siis umbes 1500 aasta paiku enne Kristust rajati mandrile võimsad kindlused. Ja kõige võimsam neist oli mükeene kindlus, mis asus siin. Aga need kindlused olid juba hoopis teistsugused kui Kreeta paleed. Need asusid enamasti kõrge künka otsas ja need olid ümbritsetud tugevate müüridega. Sellest võib arvata, et järelikult oli neil vaja end kellegi eest kaitsta. Ka kunstis kujutasid mükeenelased palju sõjateemat, et näiteks raidkividel ja vaasimaalingutel leidub sõjavankreid ja sõjamehi. Haudadesse pandi kaasa palju relvi. Ja tundub, et kui Kreeta saarel olid mingid hipid, ainult rahu ja armastus, siis mandri peal käis samal ajal omavaheline sõdimine. Arvatakse, et igas kindluses oli oma valitseja, kes oli ühtlasi sõjapealik ja sõdis siis mõne teise lossi valitsejaga või tungis naabermaadesse. Ehk siis Kreeka mandri peal võis olla mitu väikest riiki, millest igaühe keskuseks oli selline kindlus. Aga ega me täpselt ei tea, võib vabalt ka olla, et mandril oli üks suur riik, mille nii-öelda pealinnaks oli Mükeene. Kui me nüüd vaatame lähemalt Mükeene kindlust, see on ülevalt vaade maketile, siis kindluse sees kõige kõrgemal kohal oli valitseja palee. Seal elas valitseja oma perekonnaga. Palees oli kuninga troonisaal. Kusjuures paleede seinad olid kaunistatud kohati väga sarnases stiilis kui Kreeta saare paleed. Palee ümber olid laoruumid ja käsitööliste töökojad. Ja ilmselt elasid kindluses peale valitseja perekonna ka tema sõjaline kaaskond ehk põhimõtteliselt ihukaitsjad. Ja siis ka mingid ametnikud ja preestrid ja võib-olla kedagi veel. Kindluse müüridest väljaspool oli linn, kus elasid käsitöölised ja kaupmehed. Mükeene kultuuri valitsejatele rajati losside juurde suured ja uhked hauarajatised. Ja valitsejatele pandi hauda kaasa igasugu uhkeid asju, eriti relvi, mõõku ja odasid ja ka kullast ehteid ja nii edasi. Ja nii nagu tsivilisatsiooni puhul kombeks, oli ka mükeenelastel oma kiri. Seda kirja nimetatakse tänapäeval lineaarkirjaks B. Selle kirja eeskujuks oli kreetalaste lineaarkiri A. Kui te mäletate, siis lineaarkirja A ei osatud lugeda. Me ei tea isegi, mis keel see oli, mida nad rääkisid. Aga mükeenelased rääkisid kreeka keele kauget eelkäijat. Ja seetõttu on nende kiri tänapäevaks suudetud dešifreerida ja me võime neid savitahvleid lugeda. Ja seetõttu me teame, et see oli silpkiri. Aga mingeid suuri universumi saladusi seal tegelikult kirjas ei ole. Pigem on seal selline info, et Ants tõi paleesse 10 liitrit oliiviõli. Ilgelt põnev, eks ole. Ehk siis kirja kasutati peamiselt selleks, et pidada arvet maksude ja kaupade liikumisele. Aga Kreeta mükeene kultuuri õitseng ei kestnud igavesti. Esiteks, millalgi umbes 1500 enne Kristust toimus Kreeta lähedal Santorini saarel tohutu suur vulkaanipurse. See oli ikka üks pagana suur vulkaanipurse. Selle plahvatuse jõud oli ilmselt võrreldav sadade tuumapommide plahvatuse jõuga. See siin on ülevalt satelliidi pealt tehtud pilt Santorini saarest tänapäeval. See saar oli midagi sellist, aga selle plahvatusega põhimõtteliselt see saar lendas õhku ja siia keskele tekkis lihtsalt üks suur auk. Lihtsalt üks vormsi suurune saar lendas õhku, saate aru. Igatahes see vulkaanipurse põhjustas maavärinaid ja seetõttu tekkis meres suur tsunami ehk hiidlaine. Ja siis see hiidlaine paiskus Kreeta rannikule ja põhjustas seal palju hävingut. Arvatakse, et selle tõttu hävinesid Kreeta sadamad ja laevastik ja ranniku asulad
ja seetõttu kreetalaste mõjuvõim nõrgenes ja Mükeene sõjamehed tungisid Kreetale sisse ja vallutasid saare. Ja alates umbes 1450 enne Kristust valitsesid Kreeta saarel mükeenelased. Aga ka mükeenelaste ülemvõim ei kestnud kaua. Umbes 1200 kuni 1150 enne Kristust hävisid ka nende kindlused ja nende linnad jäeti maha. Kusjuures selle kohta ei ole üldse teada, mis pagan seal juhtus. Tegelikult samal ajal said kõvasti kannatada ka teised Vahemere idaosa tsivilisatsioonid, ehk ilmselt oli see kõik kokku mingi suur katastroof. Aga mis see täpselt oli, ei tea. Võib-olla toimus mingi võõraste rahvaste sõjaline sissetung, aga võib-olla toimus hoopis mõni looduskatastroof. Kui aega on, siis ma üritan sellest ka ühe lisavideo teha. Igatahes pärast Mükeene kindluste hävingut algas Kreeka ajaloos niinimetatud tume ajajärk. Sisuliselt tsivilisatsioon kadus mõneks ajaks, linnad jäeti maha, riike ei olnud, kirja ei tuntud ja seetõttu me ei teagi sellest ajast eriti midagi. Ja seepärast nimetataksegi seda tumedaks ajajärguks. Nii, aga olemegi jõudnud selle teemaga lõpule ja teeme muidugi väikese kokkuvõtte ka. Esiteks, Euroopa esimene tsivilisatsioon sai alguse Kreeta saarel umbes 2000 aastat enne Kristust. Teiseks, Kreeta tsivilisatsioonile olid iseloomulikud labürindilikud lossid, kindluste puudumine, merekaubandus ja naiste küllaltki tähtis roll ühiskonnas. Kolmandaks, Kreeta kultuuri mõjul kujunes pisut hiljem tsivilisatsioon ka Kreeka mandril. Seda nimetatakse kõige tähtsama kindluse järgi Mükeene kultuuriks. Neljandaks, Mükeene kultuurile olid iseloomulikud kindlused ja võimsad sõjapealikud. Viiendaks, Kreeta kultuur sai kannatada lähedal asuval saarel toimunud suure vulkaanipurske tõttu ning 1450 aasta paiku enne Kristust vallutasid Kreeta saare mükeenelased. Kuuendaks, Mükeene kultuur varises teadmata põhjusel kokku aasta 1200 paiku enne Kristust. Sellele järgnes niimetatud tume ajajärk. Aitäh vaatamast ja kohtume järgmistes videotes!